Eelmisel korral meenutasime inimese teed, kellele Jumal oli andnud juhi oskuse. Ta teenis kuninga kojas joogikallaja ametis. Tema käsutuses oli suur meeskond, põllumehed, logistikud, hanketöötajad, varustajad, kokkad, kvaliteedikontrolli töötajad. Lugesime, kuidas ta andis kuningale joogi. Võime ette kujutada, kui palju erinevaid inimesi oli kaasatud selleks, et see joog parimal kujul kuningani jõuaks. Kuid asi ei seisnud ainult kuninga teenindamises. Kuningas usaldas Nehemiat ja võis vahetada temaga mõtteid, jagada ideid ja muresid. See oli osa ärilisest elus Pallees. Me võime õppida Nehemiast ja näha, kuidas lugupidav ja hea suhtumine juhiga võib ette valmistada pinnase tõsiseks vestluseks. Nehemia südames põles projekt taastada Jeruusalemma langenud müürid. Aga kuna see projekt ei toonud ei Pärsia kuningriigile ega isiklikult kuningale rahalist ega poliitilist kasu, oli oht, et Nehemia võib kaotada kuninga huvi ja soosingu. Meenub piiblis lugu sellest, kuidas üks joogikallaja kaotas kuninga soosingu ja sattus vangi. Säilitada poliitilist positsiooni lossis polnud kerge. Ja lisaks, kui Nehemia oleks omal algatusel pikaks ajaks välja sõitnud, siis oli suur oht, et tema puudumise ajal keegi puunub intriige ja hõivab tema koha. Kuid Nehemia oli kindel, et kui Jumal kutsus teda juhtima kauget lähetusprojekti, siis Jumal hoolitseb ka tema töökohast Pallees. Siin näeme juhi 8. omadust. Juht usaldab oma karjääri ja töökoha Jumala hooleks. Juht usub, et kui ta hoolitseb Jumala projekti eest, siis Jumal hoolitseb tema ja tema pere materiaalse olukorra eest. Eelmisel korral jätsime Nehemia sinna paika, kus ta esitas kuningale missiooni täitmise aja. Nüüd jätkame meie juttu ja näeme, et Nehemia esitab kuningale äriplaani kinnitamiseks. Loeme sellest piiblist Nehemia raamatust 2. peatükis. Salmid 7 ja 8. Ja ma ütlesin kuningale, kui kuningas heaks arvab, siis antagu mulle kaasa kirjad maavalitsejaile teisel pool Frati jõge, et nad laseksid mul läbi, kuni ma jõuan Juudamaale. Nõnda samuti kiri Aasafile, kuninga metsaülemale, et ta annaks mulle puid templi Pallee väravate ehitamiseks ja linna mööri ning koja jaoks, kuhu ma asun. Ja kuningas andis mulle need, sest mu peal oli mu Jumala hea käsi. Siis meil on 9. omadus. Juhil on idee, mille ta palvetades läbi mõtleb ja vormistab tööplaaniks. Ellen White kirjutas, põhjalik mõtlemine ja kõike hõlmav planeerimine on pühatööde teostamiseks sama olulised täna kui Jeruusalemma müüride taastamise ajal. Nehemia teeb kokkuvõtte ja räägib, ja kuningas andis mulle need, sest mu peal oli mu Jumala hea käsi. Kui juht kogeb edu, siis ta mõistab, et see edu ei tulnud üksnes tema andest. Jah, juhil on teadmine oma võimetest ja oskustest, aga juht mõistab, et see on Jumala kingitus.
Aadamale ja Eevale pani Jumal esimesena juhtimisülesande valitseda kogu maa asju. Nad ei teinud midagi, et saada juhiks. See ülesanne ja võimed selle väljakutse täitmiseks tulevad Jumalalt. See on tema kingitus. Oluline on, kuidas juht vastab Jumala kutsele. Kui ta kasutab seda kingitust, toob see talle rõõmu. Kui keegi küsib kristlikult juhilt, mis on tema edu saladus, vastab ta nii, nagu Nehemia vastas, sest Jumala õnnistav käsi oli minuga. 10. omadus. Juht mõistab, et ta on osa Jumala plaanist ja edu kogedes annab tagasi au ja kuulsuse Jumalale. Väga innustav on lugu sellest, kuidas Nehemia läheb sõnadest tegudeni. Ta asub kaugele teele ja mõne aja pärast kohtub kohaliku võimu esindajatega. Ta teab, kuidas äri ja ametniku elu toimib ning austab nii pealinna kui ka kaugete piirkondade seadusi ja tavasid. Saades kuninga toetuse, ei käitu ta üleolevalt, vaid austusega kooskõlastab kõiki samme kohalike võimudega. 11. liidri omadus. Saanud kõrgema astme kaitse, jääb juht tagasihoidlikuks ja lugupidavaks madalamate võimudega äri ajamisel. Ja nii täitus Nehemia unistus ning ta jõudis Jeruusalemma. Piibel ei kirjelda tema emotsioone ega esimesi muljeid, kuid võime ette kujutada, mida Nehemia tundis, nähes kaugel unistuste linna. Millise väärinaga pidi ta puudutama neid laiali pillutatud kive, mida ta polnud kordagi unes näinud. Eeltöö on tehtud ja Nehemia asub unistuse elluviimisele. Loeme järgmised piiblitekstid. Ja kui ma olin jõudnud Jeruusalemma ning olin seal olnud 3 päeva, siis ma tõusin öösel üles, mina ja mõned mehed koos minuga, ilma et ma kellelegi oleksin rääkinud, mis Jumal mu südamesse oli pannud Jeruusalemma heaks teha. Ka ei olnud mul kaasas muud looma kui see, kellega ma ise ratsutasin. Ja ma läksin öösel oruväravaist välja loheallika poole, sõnniku värava juurde ja vaatlesin Jeruusalemma müüre, mis oli maha kistud, ja selle väravaid, mis oli tulega põletatud. Ja ma läksin edasi allikvärava ja kuninga tiigi juurde, aga seal ei olnud eeslil, kelle seljas ma istusin edasi pääsuks maad. Siis ma läksin öösel orgu mööda ülespoole ja vaatlesin müüri. Seejärel ma pöördusin ümber ja tulin tagasi tulles oru väravaist sisse. Aga ülemad ei teadnud, kuhu ma läksin ja mis ma tegin, sest ma ei olnud senini seda avaldanud. Ei juutidele ega preestritele, ei suurnikele ega ülemaile, ka mitte muile, kes seda tööd pidid tegema. Öövarjus hakkab ta ringkäiku tegema ja vaatama linna müüre. Juht oskab hoida oma saladusi. Mõnikord näeb juht, et tema idee on ohus ning ei kiirusta selle avalikustamisega. Ellen White kirjutas, teades, et julmad, et kartmatud vaenlased võivad igal hetkel teda segada, otsustas ta varjata oma missiooni tõelist eesmärki, kuni ta ei ole olukorda selgitanud. Siis meil on 12. omadus. Juht
hoiab oma mõtteid saladuses ning enne idee jagamist peab ta läbi viima põhjaliku uuringu ja analüüsi. Ja kui idee on küps ja info kogutud, on aeg laskuda inimestele sellest teatama. Ja juhtimise teekonna juures saabus võtmemoment. Kutsuda üles meeskond tegutsema. Loeme sellest järgmised piiblitekstid. Aga nüüd ma ütlen neile, te näete, missuguses õnnetuses me oleme. Kuidas Jeruusalemm on varemeis ja selle väravad on tulega põletatud. Mingem ja ehitagem üles Jeruusalemma müür, et meid enam ei teotataks. Ja ma jutustasin neile, kuidas mu peal oli olnud mu Jumala hea käsi. Ja ka neist sõnadest, mis kuningas mulle oli öelnud. Siis nad ütlesid, võtkem kätte ja ehitagem. Ja nad kinnitasid oma käsi selleks heaks tööks. 13. omadus. Juht oskab teha emotsionaalse üleskutse tegutsemiseks. Ta kirjeldab tõelist olukorda ja kutsub seejärel ühinema, et olukorda muuta. Juhtidel kahjuks on ka neid, kes neile vastu seisavad. Iga juht, kes kavatseb teha head Jumala ja ühiskonna jaoks, kohtab tõelist vaenlast, saatanat. See vaenlane tegutseb inimeste kaudu, kes üritavad juhti takistada. Aga hea uudis on see, et selline vastusseis on kasulik juhi iseloomu lihvimiseks. 14. liidri omadus. Juht oskab anda viisaka, kuid julge vastuse oma vastastele. Võite kodus lugeda selle raamatu 6. peatükk ja leida veel mõningaid punkte selle kohta, kuidas oskuslikult suhelda nendega, kes sinu tööd takistavad. 3. peatükk sisaldab huvitavad ülevaadet konkreetsetest inimestest, kes ükshaaval taastasid linna eri osi. See on auväärne meeskonna liikmete loetelu. Siin on lühike standardne töökirjeldus. Ja tema kõrval parandas ja edasi pandud nimi. Väga huvitav on märgata üht töötajat. Temast on kirjutatud, piiblis loeme 3. peatükk ja salm 20. Tema järel parandas agarasti Baaruk, Sabai poeg. Kui kõigi teiste kohta räägitud, et nad parandasid, aga siin on kirjutatud, et väga ägarasti parandas Baaruk. See sõna on lisatud standardsele kirjandusele. Inimestel on erinevad anded ja erinev pühendumuse tase. Mingil põhjustel on eraldi märgatud Baaruki tööd. Kõik töötasid hästi, aga Baaruk töötas eriti hästi. See innustab mind tänasel päeval. Ma võin jõuda täna teha natuke rohkem, panustada pisut rohkem, olla hoolsam. See inimene meenutab mulle mu ema. Ta juba palju aastaid töötab ühes tootmisliinis ja väga armastab oma tööd. Ta töötab väga hoolsalt ja ta on väga efektiivne. Tema töökusest räägivad nii töökaaslased kui juhtkond. Teate, mida iga juht kardab? Ühel hetkel mingil põhjustel hakkab meeskond motivatsiooni kaotama.
ehitajad hakkasid rääkima, et neil ei ole rohkem jõudu ja ausalt tunnistasid ka kartust vaenlaste ees. Kuidas juhid edasi tegutsevad? Nehemia kogub meeskonda avatud vestluseks. Me loeme sellest 4. peatükis ja salm 8. Siis ma vaatasin ja võisin kätte ning ütlesin suurnikele ja ülemaile ning muu rahvale: ärge kartke neid, mõelge suurele ja kardetavale issandale ja võidelge oma vendade, poegade ja tütrade, naiste ja kodade eest. Kui juht seisab silmitsi meeskonda läbipõlemisega, ei ärrituta. Juht tunneb psühholoogiat ja mõistab, et on aeg toetada ja kiita. Kõige halvema hulka, mida juht sellises olukorras teha saab, kuulub meeskonda kritiseerimine pühendumuse puudumise pärast. Meil on siis 15. omadus. Juht reageerib meeskonna liikmete väsimusele ja hirmudele, mitte süüdistades, vaid innustades heade sõnadega ja lootusega Jumalasse. Töö meeskonnaga jätkub. Nehemia unistas hakkab teostuma. Aga kas suur lugu saab olla ilma põnevuse ja ohtlike seiklusteta? Nehemia 4. peatükis on ka mõned tekstid. Ja sellest päevast alates tegid tööd ainult pooled minu noorest meestest ja pooled kandsid piike, kilpe, ambusid ja soomusrüüsid ja vürstid seisid kogu Juuda soo taga, kes müüri ehitasid. Ja koormakandjad kandsid, tehes ühe käega tööd ja hoides teisega viskoda. Ja ehitajail oli ehitades igaühel oma mõõg vööle seotud ja mõnu kõrval oli sarvepuhuja. Paralleelselt ehitustöödega organiseerib Nehemia ka linnakaitset. Meil on 16. omadus. Juht on leidlik ja kasutab probleemi lahendamiseks mõõtmeid uuenduslikke lähenemisi. Lugesime, kuidas meeskond avaldas muret välise ohu pärast. See tähendab, et ka meeskonna sees tekivad probleemid. 5. peatükis saame teada suurest sotsiaalsetest probleemist, mis tekkis juutide seas rändajate hulgas. Rikkad rõhusid oma võlglasi, võttes neilt maad ja isegi perekonnaliikmed. Lugesime Nehemia reageerimisest 6. salmis. Kui ma nende kisa ja neid sõnu kuulsin, siis ma vihastusin väga. Ma pidasin oma südames nõu ja riidlesin siis suurnikega ja ülematega ning ütlesin neile: te võtate üksteiselt liigi kasu. Siis ma seadsin neile vastu suure koguduse ja ütlesin neile. Nehemia vihastus. Teate, kui juht vihastab, ei sobi see talle. Vahel juhtub nii. Kas juht võib näidata meeskonna ees ärritust? Põhimõtteliselt mitte, kuid aeg-ajalt see juhtub. Aga isegi kui juht ei suutnud oma emotsiooni varjata, on üks asi, mida ta igal juhul teha ei tohi. Vastata vihasena.
Isegi kui ärritus on suur ja tahaks kõige välja öelda, seda teha ei tohi. Mida teeb Nehemia? Kahjuks nägid inimesed tema viha, kuid nad ei kuulnud karjuvaid sõnu. Ta peatus õigel ajal ja see on suure juhi eeskuju. Ta mõtles kõik hoolikalt läbi ja alles seejärel ütles, mida soovis. Pärast pausi esitab Nehemia konstruktiivse kriitika rikkaile meeskonnaliikmetele, nende kasuahnuse kohta oma vendade arvelt. Ja me saame teada, et meeskond võttis Nehemia kriitika vastu. Ühiskonnas toimusid muutused ja vaestele anti tagasi põllud, viinamäed ja isegi intressid nende pantide pealt. 17. omadus. Juht peab olema kannatlik meeskonna sisemiste vaidluste suhtes. Aga isegi kui juht vihastub, peab ta suu kinni kleepima. Juhi jaoks on rangelt keelatud viha või ärrituse hetkedel oma mõtteid välja valada. Pausi ajal peab ta kõik hoolikalt läbi kaaluma ja alles seejärel kutsuma meeskonda vastust andma. 52. tööpäeval lõpetati müüride taastamine. Linnamüürid olid valmis. Kuid enne lahkumist otsib Nehemia teisi juhte, kes tema tööd jätkaksid. Ja ma andsin käsutuse Jeruusalemma üle Hananile, oma vennale, ja Hananiale, palee ülemale, kes oli ustav mees ja kartis Jumalat enam kui paljud teised. Meil on 18. omadus. Projekti lõppimise ajaks kasvatab juht teise juhi, kes jätkab alustatud tööd. Hiljuti suhtlesin internetis pastoriga Ukrainast, kes mõtles, et tal tuleb kasvatada juht. Ta hakkas selle eest palvetama ja täiesti ootamatult tulid kirikusse 2 noormeest, kes väga huvitusid 7. päeva adventistide koguduse õpetust. Nad rääkisid pastorile, et tundsid soovi kirikus käia, kuid ei teadnud, kumba valida. Nad uurisid erinevate koguduste või kirikute õpetusi ja panid paberile iga kiriku plussid. Enim plussipunkte kogus nende silmis adventkirik. Nii nad hakkasidki seda külastama. Pastor kohtus nendega, uuris piiblid, veetis nendega aega, käis isegi ühega neist jõusaalis ja üks neist hakkas huvi tundma avaliku teenimise vastu. Kui naaber külas jäi koguduse vanem haigeks, paluti sellel noormehel pidada hingamispäevane jutlus tema asemel. Ja see teenistus köitis teda nii, et ta otsustas õppida pastoriks. Täna õpib ta meie adventülikoolis Butšas teoloogiat. Pastor nägi, kuidas Jumal niimoodi imeliselt vastas tema palvetele, et kasvatada uut juhti. Nehemia lõpetas projekti, kasvatas juhte ja kas siis on nüüd aeg koju tagasi pöörduda? Aga juhi jaoks on veel midagi, mida teha. 7. peatükk ja 1. salm ütleb, kui müür oli üles ehitatud ja ma olin väravaid ette pannud, siis seati väravahoidjad, lauljad ja leviidid kohtadele. Jumala poolt innustatud juht hoolitseb ka projekti vaimse poole eest.
8. peatükis loeme, et Nehemia kutsub kõiki kokku linna platsile. Saame teada, et vaimulik Esra toob püha kirjanduse rulli ja loeb selle ette. Milline pidulik hetk see on. Ja preester Esra tõi seaduse koguduse ette, nii hästi meeste kui naiste ette ja kõigi ette, kes mõistsid kuulata. Ja ta luges seda veevärava esisel väljakul Koidust keskpäevani, meeste ja naiste ning arusaajate ees. Ja kogu rahva tähelepanu oli suunatud seaduse raamatule. Ja Esra kirjatundja seisis puust laval, mis selleks oli ehitatud. Ja tema kõrval seisid Matitja, Sema, Anaja ja teised. Ja Esra avas raamatu kogu rahva nähes, sest ta seisis kõrgemal kui kõik muu rahvas. Ja kui ta selle avas, tõusis kogu rahvas püsti. Esra kiitis Jumalat. Kui meeskond kogunes oma võidu tähistamiseks, siis esimesena au anda Jumalale, kes meid tööle sütitab ja annab jõudu ning tarkust. Olen aastaid käinud adventkogudus ja olnud erinevates riikides. Mind on alati inspireerinud suured pidulikud jumalateenistused. Inimesed tulevad eri linnadest ja isegi riikidest. Sellistel üritusel on õhus midagi eriline, mingit eriline rõõm. Mind väga innustab, kui näen nii palju inimesi, kes usuvad Jumalasse. Kui meie riigis planeeritakse suuri kogenemisi, koguduse juubeleid või muusika, pidustusi, käigem ja rõõmustagem koos selle üle, mida Jumal teeb. Kui rändame läbi erinevate vanade linnade oma riigis ja Euroopas, peatume vanadel turgudel ja platsidel. Nendes paikades on midagi erilist. Eriti ilusad on need jõuluaegadel. Seal kogunesid linna kodanikud erinevatel tähtsatel asjaoludel. Kus on tänapäeva inimestel need suured kogunemiskohad? Need on sotsiaalvõrgustikes. Mõjukad arvamusliidrid loovad läbi meediakanalite ühiskonna peavoolu ja arengutrendid. Meie kristlasena oleme kutsutud mõjutama ühiskonda ja täitma interneti hea, väärika sisuga. Jumal annab meile täna andeid selleks, et omada meedias mõju. Võib-olla kutsub just sind, kallis sõber, Jumal täna pühendama oma andeid ja oskusi interneti täitmiseks Jumala sõnaga. Võib-olla saad sa täna teha hea postituse oma sotsiaalmeedias. Võib-olla suudad tehisintellekti abil luua ilusaid pilte ja vormistada tsitaadi raamatust või monteerida videoklipi, milles jagad oma usku vaatajatega. Võib-olla oled sina loominguline ja sul on blogianne. Proovi midagi teha, et ülistada Jumalat oma andide kaudu. Meie stuudios on imeline meeskond, tänu kellele te vaatate neid videosid. Tänan teid, kallid, teie teenimise eest Jumala ja inimeste jaoks. Võib-olla sa ütled, ma ei ole väga loominguline, aga ehk oled sa tugev tehnilises pooles ja leiad loomingulisi sõpru, kellega koos midagi luua. Pühenda täna natuke oma aega Jumala teenimiseks.
platsil. Ka täna on näitlikult veevärava ees väljak, kus kogunevad kristlased inspiratsiooni saamiseks. See võib olla kirikuhoone, rendipind või isegi kontoriruum. 7. ja 8. tekst ütleb, et leviidid selgitasid seadust kõigile kogunenutele. Kas ei sarnane see adventkoguduses praktiseeritava hingamispäeva kooli formaadiga? Tänapäeva leviidid on hingamispäeva kooli õpetajad, pastorid, vabatahtlikud teenijad, missionäärid ja uute koguduste asutajad. Me lugesime, et inimesed nutsid, aga teenijad lohutasid neid ja innustasid rõõmu. Ja Nehemia, kes oli maavalitseja ja preester Ezra kirjatundja ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale: see päev on pühitsetud Issandale, teie Jumalale. Ärge leinege, ärge nutke, sest kogu rahvas nutis, kui nad seaduse sõnu kuulsid. Ja ta ütles neile: minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke ja läketage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud. Sest see päev on pühitsetud meie Issandale. Ja ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm. Las Issanda kohaloleku rõõm andku teile jõudu. See ongi kogunemise eesmärk kirikus. Saada rõõmu ja innustus Jumalas. Niisiis meil on 19. omadus. Juhid armastavad pidustusi ja osalevad innustavate jumalateenistuse korraldamises. Nad panustavad ka meediaprojektidesse eesmärgiga tutvustada Jumalat. Siin ta on, juht Nehemia. Tal oli hea positsioon kuninga juures. Tal oli kõik elu ja õnne jaoks. Ta võis elada edasi ning Jeruusalemm oleks jäänud varemetesse. Kuid juhtimise ime seisneb selles, et ta koos Jumalaga muudab olukorda. Kui miski on kastetud pisaratesse ja palvetesse, muutub idee tööplaaniks ja siis reaalsuseks, mis muudab inimeste elu. Juht teenib inimesi. Kui tema ideed puudutavad ainult tema enda elu, siis ei ole ta Jumala poolt juhitud. Juhil on visioon. Meie viimane 20. omadus on: juht on visionäär. Ta näeb ühiskonna ja kiriku olukorda. Ta ei saa leppida sellega, mida ta näeb. Ta soovib olemasoleva olukorda muuta, rakendades andeid, mis Jumal talle on andnud. Inimestel on erinevad anded Jumalalt. Keegi saatis Nehemia teekonnale, keegi külastas teda sõbrana, keegi kandis kive, keegi teostas tema mõtteid. Ühinegem heade algatuse heaks. Toetagem juhte, saades osa nende meeskonnast. Võib-olla paneb Jumal just sulle südamele midagi organiseerida. Täna on vaja palju häid kristlikke projekte. Noorte, laste, naiste ja meeste ning vanemaealiste teenistust. Paljud meie hooned vajavad remonti. Aga nii nagu linnamüürid
olid Nehemia ajal varemetes, on ka tänapäeval meie kogudustes midagi varemetes. See on missioonikultuur, mis on meie igapäevases praktikas peaaegu kadunud. Täna saame Jumalas tugevamaks ja innustuna tema poolt ütleme kõik koos. Hakkame ehitama.